Viru Maleva maakaitsekompanii poolt korraldatud sõdurioskuste kursuse esimesel õppenädalavahetusel osales Ruti õppeväljakul 50 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Tegemist oli sõdurioskuste kursuse esimese õppenädalavahetusega ja käisime läbi siis esmased teemad, milleks on üksikvõitleja varustuse komplekteerimine, jao põhirelvastus, AK-4, KSP, Carl Gustav, lisaks erinevad öised tegevused nagu tugikoha lähikaitse, tunnimehe kohustused, liikumisviisid, formatsioonid, käemärgid ja ka üksikvõitleja tulekaart. Samal ajal sõdurioskuste kursusega toimus õppeväljaku teises otsas metsa all naiskodukaitse Viru ringkonna ellujäämisõppe. Mitmes kord oli teil õppusel osaleda? Minul oli see täiesti esimene kord. Teine kord. Kuidas õppus meeldis? Väga meeldis. Oli väga põnev ja tõesti sai väga palju uusi oskusi omandatud, et energia on laes. Väga äge, tahan uuesti juba. Millega te õppusel tegelesite? Me õppisime tegema siis endale metsas ellujäämiseks seljakoti ja orienteeruma, endale magamisaseme tegema, tuld tegema. Kas te soovitate teistele, kes teid kuulavad, vaatavad, astuda naiskodukaitse liikmeks? Absoluutselt. Mina ka oma esimese kogemuse järgi küll. Ja. Et väga äge ja see õhkkond inimeste vahel on nagu ikka midagi teine ja siis saadki aru, et täiesti põhivõõras inimene võib väga äge olla. Miks aga igaüks meist, kes veel pole, võiks kuuluda Kaitseliitu ja naiskodukaitsesse? Kallid sõbrad, igal juhul peaks astuma Kaitseliitu, et igaüks peaks oskama oma kodu kaitsta. Meil ei ole Eestis mitte kuskile taganeda. Meil ajalugu on tõestanud seda, et kes väga tahab, see saab ka palju suurema vaenlase vastu. Nii et me tahame oma kodu kaitsta ja kuidas siis teisiti.